Eesti Sisearhitektide Liit annab preemia Oru Hub hotellile. See oli selgelt omanäoline lahendus. Jõuliselt on näha, kuidas tellija ja arhitekti koostöö on olnud väga sujuv. Et hotell on ikkagi minu jaoks täiesti tundmatuseni muutunud. Oru hotell on kujundatud lähtuvalt moodsa inimese vajadustest, kes töö tõttu reisivad palju. Meil on ruumides üsna vähe ruumi, see ongi mõeldud pigem magamiseks, vaatad telekat õhtul, korraks oled arvutis, aga kui on vajadus koosolekut pidada, kellegiga kohtuda, võib-olla isegi aega veeta sõpradega, siis sa pigem tuled siia alla ühisalasse. Eesmärk oli, et lõhkuda ära see nii-öelda vastuvõtu osa, et tekiks väga selgelt ühine ruum nii restorani poolt kui siis see coworking ala ja et tegelikkuses ei ole vahet, kus sa oma hommikusööki sööd, kas sa serveerid oma toidu näiteks koosolekute lauale või vastupidi või teed oma väikese brainstormingu seal hommikusöögilaua taga, et see nii-öelda valikuvabadus ja see selline voolavus oli eesmärk ja nende konstruktsioonide avamisega see tegelikult õnnestus. Koosolekutel oli meil retseptsioon nii naljatledes juba nii-öelda keelatud sõna, et oluline oli see, et ei tekiks üldse seda vastuvõtuleti tunnet. Hetkel on siis niimoodi, et kui klient saabub hotelli, siis ei oota teda suure leti taha varjununa 2 teenindajat. Teenindaja tuleb talle võimaluse korral juba ukse peale vastu, tervitab ja kutsub enda juurde nii-öelda enda kontorilaua taha istuma koju, võib-olla elutoa ossa. Pinnad olid väga oskuslikult kasutatud, kuidas väikest pinda teha funktsionaalseks, et need lahendused olid väga läbimõeldud. Värvivalikud, materjalivalikud olid värskendavad ja toredad. Kõik oli väga lõpuni viimistletud, et ei tekkinud seal hotellis nurka või kohta, kus oleks olnud midagi juhuslikku. Tellijale oli hästi südamelähedane Lõuna-Prantsusmaa selline olustik ja sellest tulenevalt siis selline pergola, aiapaviljoni stiil, see materjalikasutus, salužiid, mis tekitavad huvitavaid varje, kihiline, selline salapärane natukene. Väga suureks väljakutseks oli enamus numbritubade ümberkujundamine. Need olid selles põhiplokis mitu korrust järjest, hästi väiksed toad, mis olid väga ebamugavad kasutada. Seal olid 1,5 inimese voodid, kus tuli põhimõtteliselt otsa pealt sisse ronida. Ja sinna me siis mõtlesime uue plaani lahenduse, kus on WC ja vannituba eraldi ja tänu sellele me saime sellest toast nii-öelda hotellitoa väärilise toa, kus on ikkagi lai voodi ja inimesel ruumiga hingata ja liikuda. Väga suur kiitus tellijale selle julge sammu eest lõhkuda nii-öelda traditsiooniline mõtlemine. Kogu see teenuse disain ikkagi professionaalselt läbi mõelda, mõtestada ja tegelikule nagu tänapäeva vajadustele üles ehitada.